Tervist! Kui teie Subaru parempoolne peegel peale auto käivitamist liigub valesse asendisse, siis sellel võib olla päris mitu põhjust. Kindlasti veenduge, et teil ei ole enda näoga tehtud mitut kasutajat. Kui on mitu kasutajat, siis kustutage ülejäänud kasutajad ära ja jätke üks alles, sest see ajab süsteemi segadusse. Subarul on näotuvastuskaamera keskkonsoolis. Kindlasti ei tohiks peegli külge rippuma panna asju. Need asjad jäävad kaamerale ette ja hakkavad kaamera tööd segama. Kui peeglitele avaldada tugevamat survet, näiteks kui pesete autot, siis võib peegli asend paigast ära minna ja peale seda vajab uut seadistamist ja salvestamist. Sagedaseks veaks, miks parempoolne peegel oma kohalt ära liigub, on seadetesse tehtud apsakas. Subarul parempoolne peegel keerab tagurdades oma nurga alla, selleks, et näha paremini äärekivi ja ratast. Kui tagurpidi käik ära võtta, siis peegel liigub tagasi alles 9 sekundi pärast. Kui mitte ära oodata seni, kuni peegel tagasi liigub normaalasendisse ja hakata ennem seda peeglit nupust uuesti seadistama, siis pärast salvestamist peegel enam ei ole õiges asendis ja salvestamine ei õnnestu nii, nagu tahtsite. Otsige minu klippidest üles istme ja peeglite seadistamise klipp. Seal on põhjalikult ära seletatud, kuidas istme ja peegli mälusid paika panna. Sealt leiate kindlasti abi. Kui näotuvastusega kasutaja on ilusti paigas ja töötab, siis ei ole vaja kasutajat uuesti teha. Piisab sellest, kui seadete uuendus teha. Seadete uuendamiseks valime menüüst Setting, ülevalt menüüst Car, Driver Monitoring System ja siit kerime allapoole Update Seat and Mirror Position ja vajutame uuesti Set ja nüüd pannakse asendid uuesti mällu. Ma tänan kuulamast, peatse kohtumiseni!